videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja millest võiks täna alustada, me ju teame, kes on täna stuudios, me ju teame, miks on täna need inimesed stuudios ja alustama peab ikka sellest, et olge te tänatud, kelle tugevate õlgade toel Nõmme raadio kestab veel ja võib-olla koguni veel edasigi. Olge te tänatud, aga täna on stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja teema temaga võiks alata sellest, et mulle meenus millegipärast karjapoiss on kuningas ja teine asi, kuidas üks lapsukene läks karjaga metsa äärde Jaapani karjuma, hunt, rahva hulgad jooksid kokku, hunti polnud. Tema tegi oma meelest nalja ja niimoodi mitu korda, kuni hunt tuli. Aga siis ei olnud appi tulemas enam mitte keegi, sest kõik olid karjapoisi loodud nürinalja klubiga juba harjunud. Igor, lähme edasi. Nii, nagu ma aru saan, vihje on siin ühele asjale, mis leidis aset siis kolmapäeval, see tähendab eile, kui meil hakkasid üürgama sireenipasunud ja mida iganes, meile anti teada SMS-i kujul ka selline hoiatussignaal häireolukorra kohta. Ja kõigepealt muidugi sul on absoluutselt õigus selles punktis, et igasugune asja eest teist taha häire puhumine ja nii edasi harjutab inimesed nii ära, et pärast kui asi tegelikuks läheb, siis nagu ei olegi ühtegi inimest, kes õigesti reageeriks. Kui lubatakse 10 korda järjest, et pomm tuleb, siis 11. korral inimesed varjendisse ei lähe, aga pomm tulebki. Nii et ühe sõnaga paanika on paha, kui seda asja eest teist taha tehakse, aga ma ütleksin nii, et kui seda häirehoiatust üldse ei ole, ega see on tegelikult ka päris paha. Ja see viib mu tagasi praegusest ette, ütleme 20 aastat, ma olin siis järjekordselt Tallinna linnavolikogu liige ja siis ma olin veel ka õiguskomisjoni esimees ja aseesimees, kui see teema üles kerkis ja selle tõstis üles Usu ja Usu Savisaar. Aga nüüd ma selgitan teada, milles see probleem oli. Võtta, me oleme kõik, paljud meist, ütleme, sina ja mina ja siin teised oleme käinud koolis nõukogude ajal. Mis tähendab seda, et ülikoolis kindlasti, aga mingil määral ka keskkoolis oli selline õppeaine nagu tsiviilkaitse. Seda võeti natuke koomiliselt, sellepärast, et seda tavaliselt õpetasid kuld- või õbeammastega ja erupolkovnikud, kes eesti keelt õieti ei osanud. Ja need mehed polnud eriti tõsiselt võetavad. Minu jaoks oli seda tsiviilkaitset rohkem võib-olla kui mõnele teisele siin. Esiteks keskkoolis, siis ülikoolis ja kõige tähtsam sõjalises, kus oli eraldi õppeaine. Mäletan, tema õppejõu nimi oli Komarov ja tema juures kukkus läbi, meid oli 30, kas 28 kukkus läbi esimese raksuga. Ja minul ta muide oleks ääre pealt cum laude ülikooli diplomi ära soperdanud, aga õnneks see päästeti ära. Selle aine nimi oli ZOMP ehk Защита от оружия массового поражения. Ehk teiste sõnadega see oli see tsiviil- või militaarkaitse ainult 10 korda vinge. Massihävitusrelva eest kaitse, jah. Ja mis selle, teiste sõnadega, mis selle aine sisu on, ütleme, kui tsiviilkaitse, tsiviil on sellest, kuidas tsiviilelanikkond tavaliselt, näiteks Tallinna, Tartu elanikud peavad kaitsma ennast tuumarünnaku või keemiarünnaku või isegi bioloogilise rünnaku eest, siis see ZOMP oli seda, aga ta oli tegelikult kõige rohkem ikkagi see, kuidas sõjaväelased lahinguväljal peavad ennast kaitsma. Tähendab juhul, kui vägede koondumiskohtadesse sealt diviisi paiknemiskohta või nii edasi tuleb, et mismoodi siis sõjaväelased peavad ennast kaitsma. Nii et see oli tegelikult märksa tõsisem asi. Aga ühesõnaga, niisugune värk, et Tallinnas ka tsiviilkaitse. Tsiviilkaitse sisu on siis lühidalt öeldes see, et mida peavad inimesed tegema, kui juhtub mingisugune massikatastroof.
ütleme niimoodi, et noh, kõige esimene asi, millele nagu ma siin sõjaväega seoses juba vihjasin on tuumarünnak, radioaktiivne ja igasugused muud niisugused asjad. Aga selleks, et keegi seda tsiviilkaitse asja päris naljana ei võtaks, ma lihtsalt nimetaksin terve rida teisi asjaolusid. See oli nüüd 1994, 95, 96 kuskil seal kandis, kui Tallinnas oli probleem, et Ülemiste järv hakkas üle ajama. 1867 on Tallinna ajaloos tähtis, sellepärast Ülemiste järv ajas enda niimoodi, et Maakri tänaval ja Narva maanteel oli vee sügavus ja vee kõrgus oli 2 meetrit. Nii et mööda Narva maanteed, Tartu maantee alumist otsa Maakri tänavat võis sõita paadiga. Ja mul ei tule selle mehe nimi meelde, ta natuke umbes kõlab umbes nagu Tannenberg, aga see on üks teine ajalooline Tannenbergi lahing ja kõik. Boorimees Tannenberg või umbes midagi taolist, kes korraldas selle, et inimesi päästis uppumast. Boorimees, kelle nimi oli see Tannenberg, kes algul vedas, kui vesi madalam oli oma boorimehe troskaga ja siis tal muretses mingisuguse kaariku, mille ette ta rakendas ka hobuse ja ta sõitis hobusega ratsa, et inimesi päästa. Ja pärast ta korraldas niimoodi, et Tallinnas oligi 30 boorimeest, kes kõik inimesi päästsid 1867. Nüüd, mis ma ütlesin, 1900 kopikatega, siis tuli ka ju alla vesi ja ulatus seal kuskil umbes Luite tänavani, tähendab, mis on siis kohe üle järve vana tee. Ja siin oli veel üks väga huvitav nüanss, oli see, et tegelikult pärast 1867. aastat, kindlasti Juske teab seda täpsemini, ehitati selline kanal või kanalite süsteem, lüüside ja mille iganes, mille avades sai Ülemiste järve suunata Pirita jõkke. Ja selline asi on Tallinnas muide tänase seisuga veel olemas. Sellega oli huvitav nüanss. Pirita jõgi lasti praktiliselt kuivaks ja mamma mia, kui palju sealt sai vähke püütud. No, palun väga. Nii, aga kõige purim lugu oli see, et see üleujutus tekkis. Ja mina töötasin, ma olin nõukogus sellises firmas nagu Tallinna Vesi. Ja siis selgus, et ühesõnaga ega Tallinna Vee kõik need ehitushüdroloogid ja nii edasi ei teadnudki, mida selles olukorras teha. Ja Ülemiste järv tõuseb ja kõige pulim lugu on see veel lisanüanss, kes avas lüüsid, kes leidis need maakaardid üles, kus need lüüsid asukohad olid ja nii edasi, oli Tallinna Vee juhatuse liige, kes oli 100% siia 8 aastaks tööle suunatud prantslane, Pariisi hüdrosüsteemide insener. Ja võib öelda niimoodi, et prantslane päästis meid sellest olnud. Aga need on sellised asjad, nii nagu nad on. Ega igast muid pahandusi võib ju ka juhtuda. See sama, mis on praegu ju olnud mitmetes kohtades kolibakterid, teiste sõnadega joogivett ei ole. Vesi tuleb kas läbi keeta, on variant 1 või siis tulebki läbi keeta. Siin on jälle mitu sihukest kahtlast nüanssi. Rääkimata sellest, et ma juba nõukogude ajal rääkisin, et vesi tuleb läbi keeta, sellepärast, et vees on need ja kui sa läbi keedad, siis on need ka keedetud ja pane nagu puljongit. Aga Erna Sepp hoiatas prügilate ja põhjavee reostuse eest ja ta rääkis ka kolibakterist ja ta rõhutas korduvalt, et kõik prügilad peavad olema riigi tehtud, riigi vastutada. Erafirma jätab põhja tegemata, likvideerub, ühesõnaga jälgi ei ole ja sõna otseses mõttes sitta kui palju, mida nägi ka Harri Raudvere, kui ta sõitis ühe prügila, vaata, et kõige kõrgema koha peale oma džiibikesega, see oli avamise päeval ja nägi, et pool põhja ongi tegemata. Aga linti lõigati, kõnesid peeti, kõik oli trillalla, trullalla, felicita ja nii edasi.
no kui keegi tahab vaadata sellist hästi korralikku prügilat, noh, mida ma ise olen näinud ja mille rajamise juures ma olen jällegi kaudselt poliitikuna olnud, see on siis Jõgevamaal Torma prügila, mis oli üks kõige suur Torma prügila muide osud. Noh, väga hea näide jällegi massihädadest, kui juba Torma prügilast tuli jutuks ja see seagripp või seataud, siis kui tapeti 10 000 sigu ja mida teha nüüd nende surnud kehadega niimoodi, et noh, kuhu sa kogu selle jama vead. Ja siis pandi prügilat suures osas täie auruga tööl. Aga Torma prügila on selles mõttes sümpaatne, et ta vastab absoluutselt kõikidele tehnilistele nõuetele. Seal on kõik all ja külje peal nii nagu olema peab. Ta on piisavalt suur, sinna mahub veel ja veel, arvestades, et Jõgeva Tartumaa on suhteliselt nii suur, kui ta täpselt on ja seal on väga head managerid, kui te sõidate sinna, pöördute selle valmuri või selle poole, tahaks prügilat vaadata või kuidas te siin läheb ja nii edasi, siis need mehed on lahkelt nõus seletama ja näitama, kuidas see väeg käib või autod sõidavad sinna, kõik on korras ja nii edasi. Aga ma räägin seda selleks, et tähendab, see on kahjuks üks pahanduse koht, siis kui on reostused. Jällegi, ma praegu imestan, kui palju ma olen igasuguste tsiviilkaitse asjadega kokku puutunud. 1989, siis kui meid Juhan Aarega valiti NSV Liidu ülemnõukogusse või rahvasaadikute kongressis ja nii edasi, siis üks meie teemasid, millega me pidime saadikutena tegelema ja vaatama, et see asi joonde aetakse, oli Pärnu laht, kus Pärnu laht oli seda sinu nimetatud koolid täis. Kooli tegelikult ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt tavaline sitt. Ja ega... No ellu ärganud sitt. Ja siis kui seal nüüd on niimoodi, et ma mäletan, et kuidas üks mees et see minu jaoks ei ole sellest mingit tähtsust, et ma käisin ujumas ära, aga ta keeras poole koha pealt tagasi, kui vesi oli puusani või vööni, sellepärast, et nii nagu sa käega vehid, nii kohe on sul junn käes. Tähendab seal samas hulpimas. Point on lühidalt öeldes selles, et pahandusi tsiviilelanikkonnale võib tulla väga igasuguseid, alates vee risustamisest, inimestel on juua vaja. Õnneks praegu on olukord parem, praegu on joogiasjad tegelikult poodides olemas, sa ei pea kõike seda. Aga kui jällegi kõik kukuvad korraga näiteks joogivett varuma ja ostavad seal 10, 15, 20 pudelit mineraalvett või neid aura asju ja nii edasi, paljuke see neid siis sinna alles jääb, nii et jällegi probleem. Ja hind loomulikult tõuseb ja juua saab puhast vett ainult see, kellel on palju puhast raha, aga ülejäänud kärvake rahus. Ja võt selleks, et seda nüüd ei oleks ja nii edasi, siis oli Nõukogude Liidus loodud tsiviilkaitsesüsteem. Savisaar tahtis seda elustada Tallinnas. Point oli tegelikult selles, et nii pea, kui tuleb mingisugune suur jama, nagu ta on, et siis sellisel juhul hakkavad üürgama sireenid, nii nagu nad seda eile tegid. Nad ei olnud päris nii luust ja lihast läbi lõikavad nagu need eilsed, aga nad olid ühe sõnaga reaalselt olemas. Tallinnas oli mees, kes oli palgal ja keda nii nagu traditsioon on tsiviilkaitsemeeste kohta, keda ei võetud tõsiselt, aga kes oli väga tark ja tore ja mees. Ma loodan, et ta on veel elus, kuigi ta siis oli ka juba eakas, oli Eesti soost ja eestlane kolonel või Eesti polkovnik, perekonna nimega Sirel. Kui ma ei eksi, siis tema eesnimi oli Ants. Aga ükskõik, polkovnik Sirel. Ja tema nagu põhimõtteliselt pandi Savisaare poolt selle asja eest vastutama, et mida Tallinnas teha, kui Tallinnas on mingid suured pahandused. Tsiviilkaitse oli üleriiklik süsteem ja selle üleriikliku süsteemi ülemaks oli eestlane, Eesti kindralmajor Vello Vare. Ja tema see üle-eestiline kabinet ja keskstaap asus selles majas, kus praegu on Tallinnas Gonsiori tänava ja selle teise, mis ta on seal, ühesõnaga põhimõtteliselt Lomonossovi ja Kingisepa nurga juures, kui me täpselt tahame olla, seal kus on see Tallinnas see suur päästeamet, tuletõrje ja kõik muud sellised asjad. Nii, ja nende ülesanne oli siis luua süsteem igas asutuses, igas elamurajoonis, luua selline tegevuste süsteem, juhul kui mingisugune pahandus või selline tsiviilkaitse tuleb, muidugi arvestades Nõukogude sõja propagandat räägiti kogu aeg Ameerika imperialismist ja nii edasi, aga tegelikult mõeldi ikkagi mitmeid teisi asju veel. Näiteks polkovnik Sirel ütles muuhulgas, mina olen see õiguskomisjoni ees ja me nagu kureerisime seda asja mingil määral ja ta meie koosolekul ütles ja näitas kaarti, kus on Tallinna kõige ohtlikumad kohad.
ja kus kohas võib selline mingisugune massijama Tallinnas tekkida, milleks peab nagu valmis olema. Ja no ma ei kujuta ette, ma võin su käest küsida, aga mul ei ole aega nii palju kuulata, kui sa vastad, aga mis sa arvad, mis on Tallinna kõige hullem koht, ütleme tsiviilkaitse seisukohalt, kus võib tekkida mingi pahandus, ma ütlen isegi täpsemalt, kus võib tekkida massiline tulekahju? Ma ei oska seda öelda, aga ma võin sulle öelda, et kunagi ma küsisin Eesti tuletõrjujate ja päästjate esindajate käest, mitu tulekahju, suuremat tulekahju peab Tallinnas olema, et üks neist segamatult lõpuni põleks. Ja vastus oli vist nii, et 4 peaks segamatult. Okei, no nüüd oli, tähendab, Sirel näitas kaardi peal igasuguseid erinevaid kohti, aga ma ütlen, see tuleb kõigile inimestele või paljudele inimestele üllatusena ja seda enam, et olukord vististi on praegu paranenud, aga mitte lootusetult paranenud, kus on selline jama oht, vähemalt oli 20 aastat tagasi, loeti jama koht number 1. See on Endla tänava viadukt, see raudteeviadukt, mis sealt ülevalt läheb. Ja noh, piltlikult öeldes, kui sealt nüüd sõidab rong sillalt alla ja kui see rong peaks nüüd põlema minema või tähendab mingi plahvatus taga toimuma või nii edasi, siis seal on ju ümberringi, ütleme, põlemisulatuses 3 bensiinijaama. Tähendab, praegu on üks on see C oma, siis teine on vist ka C, mis läheb sinna Paldiski maantee poole ja siis on nüüd üks siin eespool, mis oli Neste. Tol korral olid mingid teised, et ühesõnaga, kui peaks juhtuma näiteks rongi õnnetus niimoodi, et 2 rongi lendavad omavahel seal silla peal kokku, lähevad põlema, siis on põhimõtteliselt minutite küsimus, kui plahvatab esimene bensiinijaam, kus see hoidla on seal all. Ja hoia jumal, et need ei oleksid kaubarongid kütusevagunitega suunaga kuhugi Tallinna sadamasse. Õige, ja seal oli veel üks konks muidugi selle asja juures, et vanasti oli ikkagi selline aeg, kui Koplivel oli väga tähtis, nendasi oli see aeg, kus marsruudil Kopli-Paldiski veeti, nagu sa ütlesid väga õigesti, kütust. Aga sinna veeti ka igasuguseid muid vastikuid asju, ammoniaak näiteks, mis mürgitab ja nii edasi. Muuga teema, jah. Muuga teema, jah. Ja sinnapool. Ja kõige hullem lugu oli see, et neid ronge ju veeti tegelikult läbi Nõmme jaama. Tähendab Kivimäe, Nõmme ja siis sinna Keila poole ja nii edasi. Ja teiste sõnadega tähendab see, kui nendega juhtub päisepäeva ajal mingi pauk, siis see tegelikult tähendaks seda, et kuskil 3 Nõmme kesklinnast on kadunud. Kui Muugal juhtuks pauk, siis me maksaksime Helsingi kesklinna purunenud aknaid. Ja just. Ja muide, see on siis väga tähtis, kuna me räägime praegu Nõmme raadios, siis see Nõmme teema oleks olnud olemata, kui see oli. Nii et sinna läks nüüd aega ja see ümbersõit on nüüd tegelikult ehitatud ja osaliselt lihtsalt jäänud see transpordi, kuidas nüüd öelda, see transpordi teenendamine ja see on lihtsalt ära jäänud, sest kui sa praegugi lähed, ütleme sinna Balti jaama turu juurde või Telliskivi linnakusse nendest raudteerööbastest üles ja vaatad vasakule sinna Kopli sügavamale poolele, sa näed, et seal tegelikult mitte mingisugust kaubavedu sisuliselt enam ei toimu. Need asjad on ümber tehtud. Tol korral oli see meie linnavalitsuse või siis kui mina olin seal linnavolikogu, meie üks ettepanekuid oli see, et välja ehitada ringtee ümber Tallinna. Tähendab niimoodi, et isegi sinna ei läks välja, et nagu sa ütlesid õigesti Muuga ja siis alt ringiga Paldiskisse. Ja kas praegu peaks ütlema ka ja oma positiivset rolli mängis siin Venemaa, et transiit kukkus ära ja saigi rööpad lagedaks? No absoluutselt. Kui sellest rääkida, nüüd ma siis hüppan opst korra nagu kõrvale, aga transiit kukkus ära. Kui te lähete Tartust õunasse Reola poole peale, see on siis Pihkva kanti ja see Pihkva raudtee Petseri ja nii edasi. Siis kui te, ma olin ühe oma sõbra juures külas ja seal mitu päeva ja aeg-ajalt siis käisin seal niisama natuke jooksmas ja istusin akna ääres ja nii edasi, siis oli nii, et neid bensiini ja kütuse tsisterne tuli. Neid tuli sealt kuskil
3 tunni tagant üks või 6 tunni tagant üks ja nii edasi. Kusjuures ma siis ka lehest lugesin ja vaatasin, et tegelikult on ikkagi Pihkva taga ikka neid tsisterne nii palju, et loogiline küsimus, miks rohkem ei tule? Rööbas on, raudtee on, aga ei veeta. Ja selgus oli huvitav detail. Niipea kui rong sõidab sealt Reola kandist läbi, siis maapind vajub alla. Sellepärast, et see rööbastee on ehitatud sohu ja soo peale. Ja juhul, kui neid ronge tuleb liiga tihti, siis ta vajub ja vajub ja vajub ja vajub lõpuks nii palju, et isegi see raudtee võib puruks minna. Aga 3-4 tundi on paras aeg selleks, et see raudtee jälle üles tõuseks. No ma arvan, et nüüd me võime siis öelda, et tänu Venemaale tähendab vähemalt see probleem, see soo probleem Tartust Võru poole ja sinna, et vähemalt see teema on nüüd nagu ära vajunud, ära kadunud ja see Reola, seal ei ole sood õieti, ta on lihtsalt selline pehme, mis vajub läbi, tähendab, minu pärast, ma oskan öelda seda, et kui ma kuskil sealt sõitsin läbi mootorrattaga, mitte mööda teed, vaid lihtsalt pulli pärast, siis oli nii, et isegi mootorrattaga sõitis, kui sa üle õla tagasi vaatasid, siis oli jah, tähendab see vajumine tunda. Muide, probleem lahenes tegelikult väga hästi. Tähendab, seal samas kuskil taga Venemaa juures ja nii edasi oli niimoodi, et venelased vedasid bensiini piiri äärde, või et isegi mitte bensiini, vaid need suured bensiinipütid. Ja Eesti poolt tulid vastu siis rekkad tsisternidega ja tegelikult siis oli niimoodi, et vagunist valati rekka või sellesse tsisterni ja muidugi kõige huvitavam lugu oli see, et jooksma hakkaks siis need inimesed, kes on võtnud teise auto paagist bensiini, teavad, et sa viskad selle lohviku sinna sisse, siis sa kõigepealt imed, et ta sealt tulema hakkaks ja siis läks sisuliselt sama meetodiga oli siis ka bensiini vedamine Eestisse. Aga tuleme nüüd selle tsiviilkaitse asja juurde, muide, tsiviilkaitse, see oli ikkagi, see on üle-eestiline asi, ega see ei ole nüüd ainult Tallinn. Ja kui me siit juba ammoniaaki nimetasime, siis Tartus on üks kõige hullemaid kohti ja just mitte niivõrd tulekahju, kuivõrd ammoniaagi pärast oli Tartu piimakombinaat, mis oli siis Vaksali ja Näituse uulitsa nurga peal. Väga ilus maja. Mihkel Mutt on kirjeldanud seda kui modernse ajastu sellise arhitektuuri teataval määral suursaavutust. Tõesti kena ümariku natuke kujuga fassaad ja mis iganes. Aga seal oli ka see sama teema, et kui nüüd see ammoniaak peaks plahvatama, siis on niimoodi, siis on sealt ikkagi ka suur osa raudteest lihtsalt läinud rääkimata sellest, et pool Tähtvere linnaosa ja nii edasi. Kusjuures ega see raudtee seal ei olnud ju ka naljaasi. See raudtee, mis läks Tartust siis Vaksali tänava ja Näituse tänava nurga pealt, kui see läheb sinna Veeriku poole ja nii edasi, see raudtee sõlm, see oli 8 paari raudteerööpaid. Ja nüüd kujuta endale ette, et 8 paari raudteerööpaid on läinud, mida see tähendab Tartule ja Eestile tervikuna ja nii edasi. Aga sellega. Niisiis, tsiviilkaitsesüsteem, Tallinnas pasun puhub. Aga nüüd kerkis üles see küsimus, mida ma julgeks väita, et mina nagu kergitasin selle, aga enne lõppesid minu tähtajad seal Tallinna volikogus ära, kui see asi kuskile kaugemale läks ja Sirel vist läks ka minema, oli see, et kujutage ette 94-95 aasta, me siis istume, joome seal õlut ja mõni klaas konjakit ja siis räägime elust üleüldse. Järsku nüüd hakkabki see pasun üürgama, mis edasi saab. Tõmbad kurku. Tõmbad kurku ja nüüd siis oligi see asi, mis ei olnud Savisaarel läbi mõeldud ja kus ta Sirelit ei kuulanud. Ei ole öeldud, mis saab edasi. Sellepärast, et Nõukogude tsiviilkaitses ei olnud mitte ainult see, et pasun üürgas, vaid seal oli ka öeldud, mida sa täpselt tegema pead. Sa kas pead minema lähemasse varjendisse, kus varjend on, nooled asjad oli kõigile inimestele oli selgeks tehtud, kuhu nad peavad minema. Siis õpetati, kuidas pidi ennast muidu varjuma, näiteks heidad kõhuli ja siis paned käed niimoodi siia pea peale ja nii edasi. Sa pead silmad sulgema, et sa seda valgusimpulsi ei näeks ja nii edasi.
noh, ja nii edasi, et mida sa pead tegema. Veel enne seda oli ka öeldud, et noh, et iga hinna eest peab igas kodus olema mingisugused varud, noh, praegu me räägime vett, eks ole, Nõukogude mineraalvett, eriti ju pudelites midagi ei olnud, aga noh, peab olema seal mingid leiba ja soola ja mis asjad seal kõik pidid olema. See kõik räägiti sulle sellest otsast lõpuni ära, aga see oligi nüüd see probleemi koht, et kui Tallinnas oleks see pasul üürgama hakanud või oleks Tartus see ammoniaagi plahvatus ära toimunud, et mis saab edasi. Ja siit tuleneb nüüd see asi, et tähendab, peab olema tsiviilkaitse mitte pasun, vaid peab olema tsiviilkaitse süsteem. Ja mul on selles mõttes väga hea meel näha, et see minu kunagine aetud asi ja nii edasi on muutunud nagu väheke tõsisemaks. Kas või väga lihtne põhjus, väga lihtne asi. Me ju näeme praegu neid oranž ruudukesi, millel on sinine nool peale tõmmatud, mis viitavad sellele, kus kohas on lähem variant. Ja ma loodan ja tean, et noh, jumalkene, siis paneme siia juurde meie sõdurid, kes tulevad ajateenistusest tagasi, kellele on neid asju õpetatud ka nii, et on õpetatud. Ja nii edasi, ehk teiste sõnadega, tsiviilkaitse ei ole mitte üürgav pasun, vaid sellega kaasnevad mingisugused asjaolud, mis ütlevad meile, mida me tegema peame. Alguses olgu siis sõna, mis kannab informatsioon. Just. Ja veel kord, et rääkides suurest massi hädadest, ma arvan, et see tuumasõja jutt on nii nagu ta on. Aga see, et mingid jamad võivad tekkida minu pärast kas või selle sama Ülemiste järvega, noh, jumalakene on üks asi Ülemiste järvega veel. Vähemalt 2 Poola lennukit on maandunud Ülemiste järve. Kui me mäletame, üks tuli jää peale, teine tuli niisama. Millegi pärast nad on Poola omad firma, ma ei tea, mis neile selles Ülemiste järves nii väga meeldis. Aga selle järeldus on ju muide ka Tallinnale nii nagu ta on. Sellepärast, et kui lennuk maandub, siis 9/10, eriti hädamaandumise korral, on siis bensiin ja õli. See reostus läheb Ülemiste järve vett tuleks ju juua, eks ole, mida me siis teeme. No loodame, et nüüd poolakad on paremini lendama hakanud ja NATO olukorras enam seda. Aga noh, ma tahan lihtsalt öelda, et tegelikult selliseid vastikuid jamasid võib tekkida ikka. Ja sellepärast, mida vähem, seda parem. Aga selles mõttes see idee iseenesest sellest tsiviilkaitse või sellest taastamisest ja nii edasi on igal juhul minu arvates mõistlik. Aga jällegi, et me ei pea arvama, et nüüd homme midagi juhtuma hakkab, aga me lihtsalt elame teataval määral. Üks asi, mis veel siia juurde tuleb. Moodne tsiviilkaitsesüsteem peab olema internetikindel. Tähendab, mis juhtub siis, kui internet täielikult välja lülitatakse? Leedukad tegelevad sellega. Vähe sellest, sellega tegelevad ka venelased. Venelased tegid seda nüüd 9. mai võiduparaadi ajal, kus nad 8. lülitasid välja kuni 10. 8. kuni 10. Moskvas ja Kesk-Venemaal mingisugune internet ei töötanud. Seal olid teised põhjused. Seal oli lihtsalt see, et nad kartsid, et Ukraina või rünnakud interneti vastu võivad selle paraadi asjani hukka ajada või midagi taolist. Aga see on jällegi, tähendab, ma ütlen nii, et 95. aastal seda probleemi ei olnud, aga kujutage, ei olegi vaja midagi ette kujutada. Ma arvan, et igaüks meie praegustest kuulajatest võib öelda, tähendab, milline jama juhtub siis, kui internet ära kaob. See ikka jõle paljusid asju teha, kaasa arvatud seal digiallkirju ja ma ei tea, mida iganes. Informatsioon mingisugustes tähtsates asutustes, riigiasutustes või erafirmades, kõik need kodukontori värgid ja nii edasi. Ja me ei kujuta ette, et seda mitte midagi ühel hetkel ei ole. Kusjuures sa ei tea, kui kaua seda ei ole. Kui sa tead, et see 3 tundi ei ole, siis sa lähed parki jooksma või sööd suppi või minu pärast vaatad kas või vana telekat. Ma mõtlen just seda arhiivi osa podcasti oma, mis on sul niikuinii alla lapitud. Et siis on okei. Aga kui sa ei tea, kas see paus on 2 tundi, 3 tundi, 10 tundi, 20 tundi. Mis muide tuletab meelde, ühe asja, sellest on nüüd üks aastapäev, 25 aastat möödas. Mäletate, kui oli probleem, et mindi üle, tähendab tuli aasta 2000.
ja kui me nüüd hakkame mõtlema selle peale, et kõik asjad, mis on arvutisse paigaldatud ja minu pärast digikelladesse ja nii edasi, seal algab ju 1999 on ja esimene number, mis kõikides nendes asjades on number 1. Ja nüüd plaks tuleb 2000. Ja siis oli see suur paanika või suur selline hoiatus ja programm selle ohu koht, mille nimi oli Y2K, ehk see on Y2K, tähendab Y on year, 2 on 2 ja K on 1000. See on siis aasta 2000 Y2K. Ja ma mäletan, mis artikleid kõik ei kirjutatud. See oli jällegi see aeg, kus ma olin rohkem aega Ameerikas. Millest ka ei kirjutatud, mida ka ei räägitud. Et mis kõik võib hukka minna. No ma ütlen siin samaski Tallinnas, aga näiteks kas või selline lihtne asi nagu vesivarustus. Tähendab see, kus kohast vesi tuleb, kuhu teda rohkem panna, vähem panna, nii edasi, on reguleeritud arvutitega. Ma ei räägi juba sellistest igasugustest tuulikutest ja muudest asjadest, mis toimivad arvutitega. No arvutitega on seotud mitte see, et ma väga sellest rõõmu tunneksin, aga see kõiki need süsteemid, mis on kaamera kiiruse mõõtmised. Nüüd on ju siis see veel uus idee, tähendab autode registrinumbrite tegema. Mõelge selle peale, kuidas töötavad Rimi, Selver, Prisma, Maxima, kuidas nemad saavad oma kauba sisse. Et nüüd lõpeb peenleib ära, on vaja uut peenleiba tuua sinna, lõppes doktori vorst ära, siin lõppes õlu ära, seal lõppesid lilled ära, nii edasi. Tähendab, mida on vaja tuua, kui palju, nii edasi, siis ta ütleb ju nende firmade hulgiladudele, ütleb seda ju arvuti. Arvuti on Bolti taksod lõppkokkuvõttes. Mida iganes. Tegelikult, kui me võtame teatreid, kus ka dekoratsioonid mingil määral muutuvad vaatuste vahepeal, kui on täpselt vaja teada, kuhu kohta üks või teine dekoratsioon läheb, minu pärast ooperis Carmen, eks ole, ta peab olema parasjagu nii kaugel, et Carmeni lauljad, Joseed ja kõik sinna ilusti ära mahuksid, aga teisest küljest ta ei tohi olla ka liiga taga, niimoodi, et teda näha ei ole. Nii et kui me lihtsalt vaatame, mis iganes siin toimuvad, kas või siin meie majaski praegu, kus me oleme, siin on ju üks mingisugune väike firma, teeb šokolaadi ja siin on üks tore daam, kes teeb massaaži ja mingid asjad, kõik mis siin majas nagu olemas on. Jumalukene, lülita siit kõik arvutid välja. Nii et ühesõnaga isegi selline asi nagu arvuti, avarii ja nii edasi, on jällegi üks asi, mis tekitab tsiviilkaitse ohu. Seni ajani, kuni poodides löödi arveid kokku arvelauaga, polnud probleem väga suur. Aga nüüd, kus seda tehakse kõike selle arvutiga ja nii edasi, võib see olla väga suur probleem. Nii et muide, kui rääkida nendest sellest Y2K-st, tark inimene teeb alati mingil määral businessiga siis, kui olukord halb on. See artikkel, kus kogu seda paljusid pahandusi räägiti, mis selle Y2K-ga või selle aastaga 2000 võib juhtuda, ilmus mingisuguses ajakirjas. Kas oli see mingisugune siukene uudiste ajakiri, mitte midagi väga suuri, US News and World Report või midagi nendest seal. Ilus artikkel, kuidas 2 poissi olid teinud endale miljonid sellest Y2K-st ja nimelt. Kui me läheme ka meie surnuaedadesse, aga Ameerika surnuaedades on asi sageli samasugune, siis on niimoodi, et see lauaplaadi peal on, eks ole, ütleme Karl Hernedera surnud tähendab sündinud siis ja surnud seal. Ja siis kõrval on siis abikaasa Emilie Hernedera ja sealt temale on antud ainult see sünnidaatum, sest Emilie elab edasi. Ja temale lüüakse see viimane ots sinna, siis kui teda matma hakatakse. Ja sellised asju on suhteliselt palju. Inimesel on liigset raha ja ta on oma kindel maitse ja ta tahab ikka kindel olla, et teda kalli kaasakese kõrvale maetakse. See on olemas. Minge mis tahes Eesti surnuaed ja ma arvan, et te leiate neid asju.
aga nüüd kujutate, et ongi probleem. Tähendab, Karl Herned suri 1999 või 98 ja Emilie 1900, me ei tea. Aga Kivisse on 1900 juba sisse löödud. Ehk teiste sõnadega on limiteeritud tema eluiga või? Vot, ja oligi nüüd siis see asi. Ja need 2 poissi, kellest kirjutas US News või mingisugune sama, olid siis välja rehkendanud, koolipoisid, olid välja rehkendanud mingisuguse pasta või see, millega need saab maha kustutada 1900 ja nad said selle ühe asemele lüüa 2000. Ja selliseid kundesid oli ligi 1 miljon üle kogu Ameerika. Nad võtsid endale tööle seal 100 inimest ja nii edasi. Ja selle ümberlöömise eest tegid nad miljonid endale taskusse. Mis näitab, et kui pea lõikab, siis pea lõikab. Nii, ja nüüd siis me rääkisime nendest häireasjadest ja nii edasi. Üks detail on siin juures veel. Igor, kas sa oled kuulnud kunagi sõna munitsipaalvaru? Ei ole, aga ma arvan, et ma kujutan seda kuidagi ette. Ma tegelesin selle munitsipaalvaruga 3 aastat jutti. See pidi olema niisugune varu, mis tagab inimeste ellu jäämise kriisiolukorras. Ja ma kirjutasin kõikide Eesti linnade esindajatele, et mida olete teinud, kes vastutab ja nii edasi. No ega eriti vastuseid ei tulnud. Ainuke aus mees oli Urmas Tamm, kes kirjutas mulle, kursusekaaslane kunagi muusikakooli ajas, kirjutas mulle ja küsis, kuule, mida teised on teinud. Mina ei ole teinud midagi, ma ei teadnudki. No hea küll, lohutasin, et ei ole teised ka midagi teinud. Tallinna linn oli hankinud Raik Saarti juhtimisel teiseste tööde tegemiseks vajalikke vahendeid. Need olid siis laivakotid, labidad, kaarhallid. See oli munitsipaalvaru, mis pidi. Ja tulemus, kui ma 3. aastal kirjutasin, siis juba mõne linna esindajad lubasid mind kohtusse kaevata, kui ma nööki ei lõpeta, ja siis kadus munitsipaalvaru seadusest. Ta vilgub siin-seal veel, sest no ega igalt poolt ka mälestust temast ei kustuta, aga üldiselt seda jah ei ole. Mis selle koha peale tekkis, räägitakse, et loodus ei salli tühja kohta, ma ei tea. Selle munitsipaalvaruga oli veel niimoodi, et see oli, kogu aeg läheb meelest ära, see oli nii kiire kohtumine ja nii lühike, selge, loogiline. Kutsuti mind Pagari tänavale ja mina mõtlesin, et mis nad must ikka kutsuvad, et nad ju teavad, misuka ma välja näen. Võtsin kogu selle munitsipaalvarude ja keevitasin plaadi peale ja välisukse juures andsin härrasmehele üle kogu materjali. Ja tal oli loomulikult ilmselt hea meel, et ei pea ise hakkama siit-sealt 3. kohast. Lahkusime, võiks öelda sõpradena mõistvalt ja sinna see asi jäigi. No vot, ja see lihtsalt kinnitab veel kord seda, millest ma nagu alguses rääkima hakkasin ja see, et tsiviilkaitse, nüüd me oleme teda nagu rohkem märganud ja sa ütlesid õigesti, et kui seda kuritarvitada, siis inimesed ei võtta seda eriti tõsiselt, aga päris ilma temata nagu hakkama ei saa. No ma toon lihtsalt sellise näite, kui vaadata näiteks Ukraina televisiooni, Ivan Jakovina näiteks või Olesja Kurbanova ja nende uudiseid, siis me näeme Ukraina televisioonist ühte väga huvitavat asja, et kõigis nendes koledates kohtades, mis on siis maha pommitatud, Butša näiteks, Mariupol, igal pool on Ukraina enda sisemistes ja põhiliselt sisemistes uudistes, ütleme sellistes aktuaalse kaameralaadi saadetes, räägitakse ka sellest, et mida see sõda nagu on sel päeval endaga kaasa toonud ja nii edasi.
aga mis mind kogu aeg hämmastanud on see, et absoluutselt kõigis nendes linnades, kus juures Butša, seal ei jäänud ju mitte ühtegi maja alles. Igal pool on kraanad, buldooserid, kuskil on esimene korrus valmis ehitatud, kuskil on teine korrus ja nii edasi. Et ühesõnaga sõda käib ja see puruks pommitamise oht on kogu aeg seal. Aga ukrainlased ehitavad purustatud linnu ja purustatud asulaid üles. Praktiliselt päev-kaks pärast seda, kui nad hävitatud on. See on, ütleme, ukrainlaste rahvusliku tubliduse kohta, aga seal on see tsiviilkaitse aspekt veel. Et kui me räägime, mis asjad tsiviilkaitseks peavad olema seal varjendid ja see teine. Tsiviilkaitseks peavad olema sellised asjad nagu buldooserid, ekskavaatorid, kraanad, veoautod ja nii edasi. Tähendab, kas sa vihjad nüüd riigi iseseisvusele? Jah, kas võigi. Või siis peavad riigil, tsiviilkaitse osa on ka riigi sõlmitavad lepingud kõikvõimalike firmadega. Ja riik ei pea ekskavaatorid kuskile saatma ja nii edasi. Riik sõlmib ekskavaatorit selle firmaga, sõlmib lepingu, kokkuleppe ja nii edasi ja pärast seda. Muide, mis me tollest räägime, see lihtne asi, nii nagu riik või Tallinna linn sõlmib lepingu firmadega, kes peavad liiva või ränipuru viskama või siis nüüd sama kevadel seda tolmu ära koristama ja nii edasi. Täpselt samasugune võib olla siis ka nende firmadega, kes oleksid võimelised eluasemed ja nii edasi taastama. Aga tähendab see tublidus, miks ma hakkasin rääkima, sa rääkis sellest tsiviilvarust ja nii edasi. Tsiviilvaru, ma täiesti kujutan ette, et see võib olla see toiduained, puhas vesi ja mingisugused need asjad, kui nii palju kui see võimalik on. Aga võib-olla linna üks kõige tähtsamaid funktsioone on tsiviilvaru, on vastavad mehhaniseeritud vahendid. Nagu ma ütlesin, ekskavaator, buldooser, kraana, veoauto, mis mineva veab ja nii edasi, nii edasi. Ma ei tea, kuidas see süsteem Ukrainas käib, aga fakt on see, et ma võin kinnitada, et ütleme see Butša, mis on kõige hullem see lugu, mis neil on, seal hakkas see töö praktiliselt 3. või 4. päeval. Esimene, teine päev oli see, kui veeti laibad minema ja päästeti, kes sinna olid varemete alla jäänud. Ja veel üks päev hiljem oli kogu tehnika seal 5 või 6 ekskavaatorid, kraanad olid kõik kohal ja veoautod vedasid, tähendab neid suuri paneele, millest hakatakse üles laduma. Tähendab, me ei tea, kuidas see süsteem seal täpselt töötab, aga fakt on see, et 3-4 päeva pärast oli kogu tehnika väljas selleks, et linn üles ehitada. Ja kui tegelikult nii mõtlema hakata selle asja psühholoogiline või selline aspekt, et me peame ikkagi oleme kaitsetahe ja mis iganes nii edasi. Kaitsetahe on ka see Ukraina ja need ukrainlased, kes järgmisel päeval hakkavad oma linna taastama ja taas üles ehitama, et inimesed saaksid sinna uuesti elama tulla. See on ka, ega ei saagi eeldada, et ainult linnaosa või keegi saab siin midagi ära teha, siin saab ikkagi ka linn midagi ära teha ja riik sinna hulka. Üks asi näiteks, mis riigi asjadesse puutub, oli see sama, et igasugused suured linnaosad, ma ei tea, kas praegu on, aga vähemalt nõukogude ajal oli see suuremad asutused, mina olin siis Tartu Riiklikus Ülikoolis, nende evokatsiooniplaanid eksisteerisid, oli teada, et kui sõjaks läheb, kuhu Tartu Ülikool läheb. Tartu Ülikool pidi minema Sihvale, mis on 3-4 kilomeetrit enne Käärikut. Ja selles Sihva külas või Sihva alevikus oli isegi ära näidatud, et võt siia puude alla tuleb õigusteaduskond ja sinna tuleb too ja sinna tuleb see ja rektoraat läheb sinna ja nii edasi. Ühesõnaga see oli nagu lahti räägitud kuhu ja mis. Ja need evakuatsiooniplaanid, võt nüüd on küsimus, ma ei tea, ma ei oska öelda. Minu teada meil nagu vist tol ajal seda eraisikutele või ei olnud, et ma ei kujuta ette, et kuidas pidi aset leidma seal pensionäride evakueerimine, nii et sellepärast see evakuatsiooni ehk äravedamise plaan sellest, et pommist või pommiohust ära viia, oli kõikides asutustes. Ja see oli nagu enam-vähem siis teada. Muide evakueerida tuli vastavalt nõukogude evakuatsiooniplaanidele, küllap oli siis ka teisest maailmasõjast õpitud 1941. aastast, tuli evakueerida ka teatavad seadmed.
selleks, et seal kuskil maal põõsa vahel või saaksid vabrikud ja tehased oma tootmist jätkata. Nii, et mitte ainult inimesed, vaid see, jumal, kui rääkida mingitest sellistest humoorikatest asjadest, siis tsiviilkaitse objektiks, et keda kaitsta tulid, olid ka karjad ehk näiteks lehmad. Ja lehmade jaoks olid ka vastavad siukesed, kahekordsest riidest õmmeldud siuke maski moodi asjad, mis siis lehmadele pähe seote. Ma arvan, et see ei ole eriti tõsine ja see paneb muigama. Aga üks asi on tõsi küll, et ikkagi tõesti mõeldi, mis juhtub siis, kui see tsiviilkaitse seda tegelikult ka vaja läheb. Muide, praegu on ju ka seoses Putiniga palju räägitud, et mis teeb ja mis juhtub siis, kui Venemaa on tuumariik, kui Venemaa kasutab tuumapommi, näiteks tuumapommi Ukraina vastu ja kuidas praegus sõjas ja nii edasi. Mina ütleks selle peale niimoodi, et seda tuumapommi kasutamist Vene poolt vähemalt praeguses situatsioonis tõenäoliselt ei tule. Kardetavasti tuumapomm on niisugune asi, mis on inimestele mitme põlve jooksul pähe taotud ja mis tähistab umbes seda sama, mida Nõukogude armees tähistas minu poole suunatud sõrm ja röögatus, et joobannõitu fašist. Seal on muidugi mitmed asjaolud, ütleme Ameerika sellised uurijad ja on lihtsalt tähelepanu pööranud. Võt siin on üks faktor, kus halb inimese iseloomujoon on tegelikult väga kasulik. Nimelt, see on big story punkti järel, et Putin on inimesena väga arg. Ja see on muide üks neid põhjusi, miks ta siis täna, see on siis neljapäeval 15. ei läinud Istanbuli läbirääkimisi pidama ei Zelenski ega sellega. Esiteks ta Zelenskit kardab füüsiliselt selles mõttes, et Zelenski lihtsalt on teravam ja targem ja nii edasi. Nüüd Putin saab väga hästi aru, et niipea kui ta tuumapommi ka ähvardab, siis esimene, kes tuumapaugu saab, on ta ise. Sellepärast siis tõesti enam ei prantslased ega inglased ei hellita, vaid nad panevadki paugu Kremlisse või veel parem sinna Rubljovskaja šassee või Rubljovi maantee sinna tagumisse otsa, kus tal see valaline residents on ja nii edasi. Ja Putiniga on siis jah ja valmis. Ja ta saab ja tõenäosus, et prantslased või inglased panevad mööda, läheneb nullile. Sellepärast, et tuumarelva juhtimine ja nii edasi on niivõrd täpne ja see, kus juures nad ei kõhkle ka sellepärast, et see tuumapomm, mis siis Moskvasse läheb, ei ole mitte mingisugune seal massiline suur või strateegiline tuum. Juba väike taktikaline, ütleme niimoodi, kolmandik Hiroshimat. Muidugi pahandust kui palju, aga Putini seisukohalt see tähendab seda, et Putin saabki siis surma. Ja kuna Putin kardab surma saamist, võib ju olla mingisugune täiesti erandlik asi, mida on raske näinud. Prantslased panevad tuumapommi minema ja tuumapomm ei plahvata või läheb mööda. Midagi nad panevad järgmise. Putin saab vihjest aru, kui ta näeb, et üks tuli ja ei plahvata. Jah, muide väga õige, väga õige. Siin võib see nüanss muidugi põhimõtteliselt ka olla. Kusjuures see tuumapomm, millest räägitakse, ei ole siukene, eks ole väga võimas ja väga tugev ja nii edasi. Ja nüüd see, et kui Putin ründab tuumapommiga Ukrainat ja siis millal tuleb see vastus ja nii edasi. Esiteks vastus on 100% kindel ja tegelikult on jälle, siin on nüüd arvutid ja internet ja mis iganes. Tähendab tänapäeval strateegiliselt tuumajõud nagu on Inglismaal ja Prantsusmaal. Ja mis võidakse paigutada näiteks ka Poolasse, mis on siin samas külje all. NATO, eks ole, tuumaheidutus. Ja see tuumapomm, see pauk läheb minema veel enne, kui Putini pauk läheb. Ehk teiste sõnadega tänapäeva internetiluure ja strateegiline luure, prantslased saavad teada juba sellest,
kui Putin hakkab tuumapommi valmis panema. No see tähendab, kui mingisugused olulised elektriühendused ühendatakse ära, mingisugused kaaned sõidavad pealt ära, mingisugune GPS hakkab seal midagi tegema. Ühesõnaga seda, kui Putin hakkab tuumapommi ette valmistama, siis sellele peale kulub ligikaudu tund aega kaasajal. Vanasti muide oli, me rääkisime siis, kui see strateegiline vastasseis oli, siis oli jutt kuskil 12 tunnist kuni ööpäevani selle tuumaraketi valmis seadmine. See ei ole nii, et nüüd kui lähed, vajutad ja läks. Ja et selles mõttes, rääkimata juba sellest, et kõik need sagedused, mis on seotud pommi käivitamisega, eks ole, see nõnda nimetatud see tuumakohver või jalgpall, nagu teda kutsutakse. Kui see juba hakkab mingisuguseid signaale raketile andma, see kõik on jälgitav. Nii et need samad prantslased ja inglased, need panevad Putinile paugu ära pool tundi või isegi tund aega enne seda, kui need tema sõdurid üldse millegagi hakkama saavad. Nii et selles mõttes tegelikult, ma väidan, et see tuumavärk ei ole nagu eriti tõenäoline. Ja ühesõnaga sellest johtuvad tagajärjed on nii jubedad ka venelastele endile, et nad tõenäoliselt siiski nii kaugele ei lähe. Mis aga ei tähenda, tuleme uuesti alguse seal polkovnik Sirele juurde tagasi. Ei iial tea, ei isahan ei tea, mis sealt on. Nii et see risk mingil määral eksisteerib ja senjääni, kuni eksisteerib see risk, tuleb siis ka see... selle Vene tuumapommiga on seal veel üks väike nüansikene, mida tuleb arvestada. Tuumapomm on tegelikult, ütleme see, ütleme niimoodi, see tuumalaeng on, ütleme niisugune jalgpalli moodi, niisugune margune värk, mis on siis raketi peas ja nii edasi. Ja seal sees on siis 2 või 3 niisugust asjandust, mis kujutavad endast siis uraani, plutooniumi, selliseid kerakesi, mille maht on väiksem kui kriitiline maht, mis ei lähe käima. Enne, kui neid, nagu sa näitasid õigesti, enne kui neid kokku ei suruta. Kui sa paned need 2 tükki kokku, vahel reaktsioon, pauk käib. Aga seal on veel üks oma lisanipp. Selleks, et need, ütleme, need väiksed pommikesed seal sees, et nad oleksid õiges suuruses ja õiges mahus ja nii edasi. Nad ei ole seal mitte õhus ja nii edasi, vaid selle suure ümarguse julla sees on teatavad radioaktiivsusega seotud vedelad ained ehk mingisugused, mitte tingimata radioaktiivsed ained, aga ühesõnaga mingisugused ained, mis kiirendavad seda tuumareaktsiooni ja see on vedel. Need vedelad asjad üldiselt on inertgaasid, mida me teame, see on siis Mendelejevi tabeli kõige parempoolne rida, see 9 vist või 8, inertgaasid. Aga inertgaasi eripära on selles, et ta on kohutavalt lenduv. Inertgaasi, mida tahetakse sageli kasutada ka mitmetes tehnoloogilistes protsessides, kus on mingis keemiatööstuses või selles samas tuumaelektrijaamades ja nii edasi. Tema eripära on selles, et ta hirmsasti lendub. Ja seal võib olla niisuguse raudkuuli sees või nii edasi, aga kui seal raudkuuli sees on ka see pisemgi pragu, mida ei ole väljast nähagi ja mida sa ei leia ka selle mikroskoobiga üles või suurendusklaasiga üles, siis see inertgaas läheb suhteliselt kiiresti sinna minema ja see tähendab, et kriitilise massi saavutamiseks kogu see keskkond puudub. Kui me nüüd mõtleme natukene järele Nõukogude ja Vene tehnoloogia peale, tähendab, milliseid veoautosid või milliseid autosid või milliseid minu pärast televiisoreid oli Nõukogude tööstus valmis tootma, siis miks me peaksime arvama, et nad on võimelised tootma sama kvaliteediga seda kõrget, seda inertgaasi tema vedela kujul. Siin on jälle 2 otsaga mäng. Juba Nõukogude ajal oli mul siukene karvane tunne, et laiatarbekaup
on meelega tehtud praktiliselt poolfabrikaatidena, et sa said midagi ja siis sa pidid hankima tööriistu ja värke ja tegema sellest. No ühes raamatukeses lasnamäelaste teemases oli ka, et need olid kangelased, kes vallutasid ja muutsid elamiskõlbulikuks järjest uusi elamispindu. See oli kaunis täpne, sest no vaata, praegu näiteks venelased said maha hirmsa lennukiga, kui see muidugi tõsi on, MiG-41, mille maksimumkiirus pidi olema üle 6000 kilomeetri tunnis. No eks selle kiiruse sisse saamine võtab muidugi aega, aga siiamaani ma ei ole suutnud aru saada, milleks. No selle kohta tähendab, kuidas see Nõukogude tootmine käis üleüldse ja et võib arvata, et miks see tuumapomm peaks parem olema, on meie tuntud filmimehe Jüri Müüri üks hästi andekas film, dokumentaalfilm, mille nimi on Künnimehe väsimus. Ja seal muuhulgas jookseb läbi see teema, mis oli meile tegelikult kõigile, kes me ehitusmalevaski käisime teada, et kui kolhoosi saadeti kombain, siis esimene asi see kombain veeti trossi otsas kohaliku EPT-sse, kus EPT mehed võtsid ta lahti ja tegelikult tegid tast kombaini. Nii et saabunud kombain hakkas tööle mitte sel suvel ja mitte sel sügisel, vaid järgmisel, sest nii palju läks aega tema korda tegemiseks. Nii et see on üks väga hea film, on hirmsasti soovitan vaadata, sest kui võtta teda laiemalt, mitte niivõrd EPT ja nende meeste töödest, vaid üldse sellest Nõukogude mehaanikast ja tootmisest ja nii edasi, siis tähendab, küsimus on selles, et me teame, et supipoti ühes servas ei ole võimalik keeta paksemat suppi kui kuskil mujal. Ja kui selhostehnika, Nõukogude põllumajandustehnika, need tootmiskoondised ja nii edasi tegid selliseid kombaine, miks me peame arvama, et nende sõbrad, kaaslased ja viinavennad ja nii edasi tegid tuumapomme kuidagi teist moodi. Vaata, tead, see on üks kohutavalt kahtlane ja libe teema, me ei tea, sest vaata, kui läks näiteks suur esimees Mao oma hirmsa marsiga, siis pärast seda ei olnud ju marssijatel midagi teha ja esimees Mao pani nad tegema sisuliselt tühja tööd. See on siis taastama või uut osa ehitama Hiina müürile, et rahval oleks rakendust. Nõukogude Liit saavutas rahva rakenduses üksjagu vägeva taseme, sellepärast võib-olla rahvas tohtiski nii vabalt varastada. Nüüd tuleme siis selle juurde, mis ma just jõudsin öelda. Ei ole võimalik keeta suppi ühes servas rohkem. Kui Nõukogude Liit ei ole võimeline tootma põllumajanduskombaine, kus toodangu kvaliteediga olid väga suured probleemid, Tartu masinatehases Võit, kes tootis kartulikorjamismasinaid. Kui Tallinna ekskavaatori tehas tootis soo kuivendamise jaoks või kraavi kaevamise ekskavaatoreid ja nii edasi. Ja nad tootsid selle kvaliteediga, millega nad tootsid. Eesti omad veel suhteliselt okei, vähemalt sellepärast, et Eesti mehed, kes nendes vabrikutes töötasid ja teadsid, et see või see traktor või kombain läheb Eesti meestele, siis see tehti ikkagi enam-vähem korralikult nüüd südamega ära. Siis mis pärast me peame eeldama, et maailmas on olemas üks asi, tähendab, see on see tuumapommi tootjad, kes teevad oma tööd paremini. Mina olen selle tuumaasjandusega ka kokku puutunud, vaata, ma olen jõle paljud asjadega kokku puutunud, sest ma olen nii vana. Oli niisugune värk, et kui me olime NSV Liidu rahvasaadikud ja Ülemnõukogus, oli niisugune ühiskondlik liikumine, mille nimi oli sõduri emade liikumine. See oli siis, kui paljud naisterahvad ja nii edasi käisid protestidega peaaegu kõikides Vene linnades ja protestisid selle vastu, et nende poegi
saadetakse sõjaväkke, kus nad tulevad sageli invaliididena tagasi, kus nende poegi võetakse ära keset ülikooli. Kus on lubatud 5% kadu. Ja kõik need asjad. Ühesõnaga, sõduri emade liikumine oli tähtis. Ja siis oli niimoodi, jällegi muidugi Hardo Aasmäega, tähendab, läks niimoodi ja me olime ise ka nõus suures osas, see ei ole huvitav tegelikult. Et me olime valmis töötama selles komisjonis, mis pidi andma vastuse sõduri emadele. Ja üks nendest kohtades, kus me käisime, oli Baikonuri lähedal Kasahstanis. Ja seal oli siis üks raketi väeosa, kus olid tuumapommid ja nii edasi. Meid oli seal kuni 10 inimest, ma arvan, erinevatest liiduvabariikidest ja saadikuid ja nii edasi. Ja siis meile seal näidati ja kuidas ja värgid ja kinnitati, kui safe kõik on ja nii edasi. Ja siis tuli jutuks, ma ei mäleta, kes see meie hulgas seal oli. Tähendab, võt need kuulid, eks ole, need, mis pärast pannakse siis raketti ja nii edasi, aga mis ei ole nagu veel lõpuni valmis tehtud, aga võt see on nüüd see. Ja seal oli siis märgitud, et võt siin seesama praporšik 2 tärniga ilma paguniteta tuleb, nii et 2 tärni ilma jooneta on siis kas kindralleitnant või praporšik. Meil oli siis oli praporšik. Tegi selle ukse lahti, mitme pitsati alt ja võt, näed, siin on. Siin riiuli peal seisavad need õmmused, nii nagu ütleme keeglisaalis. Kui sa siin lähed keeglit mäng, siin on ju ka niimoodi, et ta on sellise selliste nagu reilside või rööbaste vahel seisavad, need kuulid, seal sama asi. Ja siis keegi hull oli siis hakanud näpuga lugema 1, 2, 3, 4, 6 korrat. Loeb uuesti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuli siis kellegi teisi juurde, et loe sina ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Praapuri juurde 1, 2, 3, 4, 5. Te ütlesid, et neid on 50 tükki. Aga siin on 48. Kurat, kus kohas on 2 tükki? Põvaj. Ja praapuri reageerinud asjale üldse kuidagi, et ärge muretsege, et siin polegi kunagi olnud. Et see on alati, et meil on aktis 50, siin on 48. Nii oli ja et sellest ei ole nagu suurt muret. Aga juba lennukist tagasi sõites või nii edasi, siis me nagu hakkasime asja peale tõeliselt mõtlema ja siis need vennad seal, kes selle ära märkasid või see, üks neist läks näost valgeks ja ütles poisid, aga et andke endale aru, kujutage ette, et need 2 tükki on Iraanis. Või need on need lisa, mis on Hiinas. Või Pakistanis. Või Indias, et kus need 2 tükki on, et kas sa kujutad ette, et me tegelikult avastasime selle, et inimkond on praegu tuumapommi ohus, sest siin Kasahstanis Baikonur 2 ei ole seda 2. Sää küll, et pers on nagu on ja las ta jääb ja jäi ja nädala pärast läks meelest ära, nii et ja nüüd palju aastaid hiljem, kui üks nendest tegelastest oli seal Aasmäega siin Tallinnas kokku saanud, nad ajasid mingisugust ühist kirjastusäri ja ma ei tea, mis iganes ja see, siis nad jõudsid järelduse, mis vastab tegelikult tõele. Juhul, kui need 2 tuumalaengut on ära virutatud ja juhul, kui need on läinud terroristide kätte nii edasi, siis oleks see pauk juba praegu ära käinud. Sest me räägime aastast 1989, ütleme 90, 10, pane 1915. aastani 25. Nii rasket olukorda on terroristidel juba olnud, kus surm on ikkagi otseselt silme all, seesama Iraan või Afganistani talibanid ja nii edasi. Ja nad on ikka omadega ikka olnud nii vahel ja kuna nad ei hooli elust ja surmast ja on valmis, et kogu inimkond peab kaduma Allahi nimel ja nii edasi. Ja see ei ole toimunud. A. Kas praporšikul oli õigus? Oligi 48. Või B. Need taliban ja need on niisugused mölakad, et nad ei oska sellega midagi teha. Või see ei hakanud tööl. See ei hakanud tööl. Aga see oli, mis see oli, see Ardo hilisemad ajad, ma arvan kuskil nii 2015 või kuskil. Tähendab, see teema lihtsalt tuli üles. Mitte sellepärast, et meie oleks seal midagi seotud olnud. Meie nägime eemalt, aga need, ma ei mäleta, kes olid need 2 kutti, kes olid ja seal oli veel see väga huvitav moment. Uks tehakse lahti, praapur ütleb, et siin nüüd on, kontrollige, siin on akt ja siin on kõik see värgid olemas ja see praapur nagu tuli ära sealt. Las nüüd vaatavad, mis nad ikka teevad. Ja siis ühel hetkel on nii, et need 2 tükki jooksevad uksest välja,
ja küsivad, kus praapor on. Seepärast nad olid selle asja nüüd siis ära varastanud. Nii et noh, nii nagu on. Olgu see siis kõigile selles mõttes natukene nagu lohutuseks, et noh, tuumasõda tõenäoliselt ei tule, aga mis ei tähenda, et igasuguseid muid jamasid võib tulla küll. Noh, bioloogilise relva osas nii ja naa, selle COVIDigi kohta räägiti, kas see ei ole mitte Hiinast lahti läinud. Keemiline relv, sariin, somaan. No need on siuksed vana-isad omadega, aga aitab põhjavee rikkumisi. Ja nad on vanad küll, aga ma arvan, et töötab hästi. Jah, ole parata, vanakooli vahendid. Just need töötavadki. Ja kuule, siin oli veel üks detail, mis ma tahtsin ära rääkida, aga no ma räägin teist praegu nüüd siin lõpus. Et kuidas siis edastatakse seda häiret, see eilne wow ja kõik see nii. Nõukogude Liit oli alati valmis ka kõige raskemateks olukordadeks ja nii edasi ja mis oli kõige huvitavam oli see, et üks häire oli see, et oli vaja raudpoldiga taguda vastu üles riputatud raudteerööbast. Частыми ударами по подвешенному рельсу. Ja siis, kui see jällegi üks teine mälestus. No siis, kui see pull käis juba mingil määral ja see siis Riigikogus kuidagi, et kas oleks vaja ikka teha Eesti parlamenti päästa ja nii edasi. Ja siis oli Ene Ergma, oli meie spiiker seal ja siis ütles, et nüüd te lähete siia ja nüüd te lähete sinna ja te peate kõik ära õppima ja pärast siin on meil tsiviilkaitsemees, kellel te peate ära rääkima, mida te kõik teate ja nii edasi. Ma mäletan, et siis ma Ene Ergmale ütlesin, et kuule Enekene, et sina oled ju õppinud ja doktorant mis aegadest alates Moskvas kosmoseuuringute instituudis, mis on riigikaitsega igatepidi seotud ja nii edasi. Et aga mida sa teed siis, kui sul ei ole elektrit ja see wow ei lähe käima, et mis sa siis teed? Ei, et me peavad siin mingid akud tulema ja värgid, ma ütlesin, et ei eksid, et tegelikult tuleb üles riputada raudteerööbas sinna Riigikogu saali, et oleks mille pihta tagud. Aga see muide näitab seda, et teatud tingimustel primitiivne tehnoloogia on lollikindlam. Arvuti võib katki minna, kui pole akupanka, siis sul mobla ei tööta, kui sul on telefon, mis läheb juhtmega seina sisse, siis sa telefoniga helistada saad. Me oleme mitu korda arvutist rääkinud, me oleme rääkinud ka arvelauast. Ma tean, sul ei ole arvelauda kodus? Ei ole. Pagan võtaks, ma pean kuskil seal suvel otsima, järsk mul muus kuskil on, sest mina olen saanud ka ühe kirja meie saatega seoses, mille sisu oli see, et see arvelaud võis äge asi olla, aga et te kumbki leppaga ei oska seletada ja kirjeldada, kuidas ta välja nägi. No siis ei ole, jätame selle siis niisama tulevikku. Nii et niisugused on need asjad. Ja kuna saate aeg hakkab nagu kergelt otsa saama, siis lihtsalt 5 minutit või niimoodi lihtsalt me peaks ära nimetada. Meie saade ei ole õige saade, kui me jätame paar asja või ühe asja nimetamata. Nimelt neljapäeval, see on siis täna 15. Teoreetiliselt peaks Istanbulis aset leidma kohtumine. Ukraina president Zelenski, president Trump on öelnud, et kui aega saab, et ta tuleb sealt läbi, sest ta on nagu nii 3 kohas käimine, ta on Saudi Araabias Riyadis, Kataris, Dohas ja Ühendemiraatides Abu Dhabis, et ta läheb siis ka siis Istanbuli vahendama neid läbirääkimisi ja kogu konks kuni tänase hommikuni oli see, kas Putin läheb sinna või mitte ja kuna ma ütlesin, et Putin on argpüks ja nii edasi, siis ta tõenäoliselt sinna ei lähe. Aga praegusel kellaajal, me peaks raadio sisse lükkama, aga me peame ju ise rääkima siin ilma igasuguste raadiodeta. Tõenäoliselt mitte, aga igal juhul on see väga tähtis ja väga oluline kokkusaamine, sellepärast, et siin on olnud Ameerika ettepanek
Ameerika ettepanek tekitada 30-päevane relvarahu, mille Ukraina vastu võttis, kusjuures Ukraina ütles, et ta võtab selle vastu ilma igasuguste täiendavate tingimusteta, selleks, et algatada see rahuprotsess Ukrainas. Ja nüüd ongi siis tegelikult tänane päev, see on 15. aprill 2025, on mingil määral ajalukku minev päev, sest nüüd peaks siis juhtuma, tähendab, midagigi hakkaks liikuma, kui Putin ja Zelenski saaksid omavahel kokku ja neid vahendaks Trump, aga karta on, või mis karta, ühesõnaga teada on, et Putin sinna ei lähe ja et ta nüüd viimase poole tunni jooksul ei ole ka julgenud sinna minna. Putini puhul on oluline veel ju meeles pidada seda, et Putin on sõjakurjategija ja teoreetiliselt teda on võimalik ka alati arreteerida kriminaalkurjategijana. Tõsi, vähemalt esialgu Recep Tayyip Erdogan, kes on Türgi president, on öelnud, et ta garanteerib Putini puutumatuse. Aga kui arvestada seda, et venelased ja Putin on Türgi lennuki alla laskunud, mida türklased väga hästi andeks ei anna. Ja kuna türklastele ei sobi see Putini käitumine Mustas meres, sest Türgi jaoks on ju tegelikult Türgi väinad ja sealt see on väljapääs Vahemerre ja Atlandi ookeani, siis nüüd arvata, et Erdogan millegi pärast peaks Putinit armastama, ei ole põhjust. Ja kui ta ütleb, et me ei tee sulle midagi, siis Aasia tarkus on selline, et võib-olla, et Putin astub lennukist alla ja Erdogan ütleb, ups, ümber mõtlesin, nii et Putin ära pahanda, aga anna käed siia ja käerauad on siin, nii et see risk on seal ka olemas. Lisades veel, et siin lähevad mängu ikkagi sellised väga kõrged panused. Steve Witkoff, eks ole, kes on olnud Ameerika presidendi eriesindaja, nimetanud, et mis on need 4 või 5 teemat, mis tuleb koheselt lahendada. Esiteks on need 4 oblastit või 4 regiooni, mis venelased endale tahavad võtta, isegi suuremal määral, kui on seal administratiivsed piirid, pluss Krimm. Ja siis eks nad püüavad, on venelaste huviga see, et Ukraina ei tohi NATOsse minna, mis on täiesti jabur, et Ukraina ei tohi Euroopa Liitu minna, täiesti jama. Kusjuures see, et NATOsse ta ei lähe nii ehk naa, sest praegu ei ole Ukraina NATO, ühesõnaga NATO ei võta teda vastu. Ja Ukraina julgeoleku seisukohalt ei ole NATO nüüd enam eriti tähtis. Sel lihtsal põhjusel, et me oleme hakanud üles ehitama nõnda nimetatud idavalli, mis on siis Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Kusjuures Poola territooriumile tulevad tuumarelvad, Soome on lihtsalt igavesti äge ja on tekkinud see nõnda nimetatud tahtjate või otsusekindlate koalitsioon, mis on siis Poola, Saksa, Prantsusmaa, Inglismaa. Nii et selles mõttes Ukraina loobuda sellest NATO asjast ei ole nagu eriti oluline või ei ole ka enam nii tähtis. Sellepärast NATO asemel on tekkinud nüüd 2 sõjalist plokki, mis võtavad Ukraina oma kaitse alla ja tõenäoliselt ka Ukraina oma liikmeks. Poolakad on palunud ja sakslased ja need räägivad, et olgu nii, et teeme ära. Nii et võt, niisugused on lood ja kuna nüüd enne me jälle kokku ei saa nädala pärast, siis me räägime nädala pärast ka sellest, mis nii ütelda täna toimus, ehk siis nädala pärast nädal aega varem. Ja mis ikka ma poleks uneski muidugi tulnud selle peale, et ühest õnnetust tsiviilkaitsest saab nii pikalt rääkida. Aitäh tänase eest. Jah, ole sa tänatud, Igor Gräzin ja tegelikult meie saade oli ju nii nagu heideti ette, et miks sa ei räägi Eesti 30-aastasest eduloost, siis sellest oligi tänane saade. Võib-olla natukene kitsalt, võib-olla mitte ja selle koha peal sobiks ju tsiteerida ka Joel Sanga. See kõikidele hirmus sisendab, kui pritsimeeste pasun kisendab. Olge tänatud kõik toetajad ja meie püha sõda läheb edasi.
salvestatud 2025. aastal.